tere hommikust. Tänane teema on tegelikult see pidev kriisiolukord ja mida siis tehakse tõe rääkijatega igal pool. Ja lugemine on Danieli raamatu 3. peatükk, salmid 25–30. Tema kostis ja ütles, vaata, ma näen 4 meest vabalt tules käivat ja neil pole midagi viga. 4 aga on välimused jumalate poja sarnane. Nebukadnessar läks tulise ahju juurde, hakkas rääkima, ütles, Sadrak, Meesad ja Abednego, kõrgema jumala sulased, astuge välja ja tulge siia. Istuid Sadrak, Meesak ja Abednego tulest välja. Ja asehaldurid ja ülemad ja maavalitsejad ja kuninga nõuandja kogunesid ning nägid, et tuli ei olnud saanud võimust nende meeste ihu üle, neil ei olnud juuksed peas kõrbenud, nende kuued ei olnud muutunud värvi ega neil ei olnud lõhn külge hakanud kõrbelõhna. Nebukadnessar kostis ütles, kiidetud Sadraki, Meesaki, Abednego jumal, kes läkitas oma ingli ja päästis oma sulased, kes lootsid tema peale ja astusid üle kuninga käsust. Nad andsid pigem ära oma ihu, kui et teenida ja kummardada mõnda muud jumalat peale nende oma jumala. Nüüd antakse minu poolt käsk, et igaüks, olgu mis tahest rahvast, suguvusest ja keelest, kes kõneleb häbematut Sadraki, Meesaki ja Abednego jumala kohta, raiutakse tükkideks ja tema koda tehakse rusuks, sest ei ole muud jumalat, kes suudaks nõnda päästa. Ja siis kuningas andis Sadrakile, Meesakile, Abednegole Paabeli linnas hea põlve. Kuningas tegi seda, mida iga jumalast määratud või vähegi südante mõistusema isik teeb. Andis issanda sulastele hea põlve, aga tänapäeva ühiskond teeb täpselt vastupidi. Kõik need, kes räägivad tõtt või need, kes reaalselt jumalat teenivad, need süüakse välja ametlikult süsteemist tegelikult. Need ei taheta sinna. Ja nad ei täida saatanlikku globalistlikku agendat. Nad ei ole piisavalt ebaintelligentsed ja rumalad, et läbi näha. Et mitte läbi näha seda, mis tegelikkuses toimumas on. Tegelikkuses toimub genotsiid. Siin ei ole mitte mingit kahtlust enam. Tegelikkuses on hakanud realiseerima autistlik totalitarism, mis kogu ühiskonna lukku keerab ja kõik, mis vähegi veel inimlik on, püüab ära hävitada, ära likvideerida ja ära lõhkuda. Selle tõttu tegelikult on tänapäeva kristlased ja paljud inimesed, kes on Jumalale veel truuks jäänud, väga raskes olukorras. Need katsutakse väga korralikult läbi. Nende elud on justkui tulises ahjus. Ja nende ainuke ülesanne, mis nad tegelikult veel üldse teha saavad, on mitte loobuda tõest. Isegi kui see peaks nende elu maksma minema. Ja mida tuleb kohe praeguses olukorras endale selgeks teha? Me ei saa loota enam mitte ühegi ametliku institutsiooni peale. Me ei saa enam seda loota, sest nad valetavad, vassivad ja petavad. Ja järjest rohkem jääb sinna neid, kes on saatanliku agendaga kinni makstud või neid naiivikud, kes seda idiotismi tõsimeeli usuvad, mis mitte kuskile ei vii ja mis ainult inimesi surma saadab. Maailma institutsioonides tegelikult selles osas polegi ju midagi väga üllatavat. Ikka on ajast aega selliseid asju olnud, et mõni maine institutsioon teenib ametlikult kurjust. See pole midagi uut ja see ei šokeeriks mind, ütleme mitte nii väga. Aga kui kirik ja konfessioonid lähevad kurjusega kaasa ja kui nad kuulutavad selle normaalsuseks ja kui nad kuulutavad selle käitumise normaalsuseks, et petame, valetame, oleme nagu tuulelipud, aga pärast nii kui võim vahetab, näitame siis oma liberaalset või satanistlikku nägu. Ja mis veel kõige hullem, inimesed unustavad nad üldse ära, tegeledes kinnisvaraarenduse või oma võimu kindlustamisega. Olukorras, kus tegelikult hakatakse rahva kallal toime panema genotsiidi.
sellised tegelased ei vääri vasturitega jumalateenijate nime, kohe üldse mitte. Oma isikliku võimu kindlustamise katku olukorras, läbinähtavad ja haletsusväärselt. See ei ole mitte mingisugune rahvajuht ega rahvateener. See geenib teatud ühte kindlat agendat. Saatanlikku. Ja siin ei ole mitte midagi vaielda ja selle kohta ei ole siin mitte midagi öelda. Nii kõik liigub ikkagi selles suunas, et normaalsed inimsuhted, et normaalne ühiskond kuulutatakse ebanormaalsuseks, et autistlikud väärastunud mõttelaadiga isikud saaksid maailmas genotsiidi läbi viia. Ja väga vähe neid isikud, kes sellest tegelikult aru saavad, sest enamasti joostakse ju käsu järgi. Keegi ütles nii, kuulge inimesed, kas teil oma pead ka otsas on? No tundub, et paljudel vist tõesti ei olegi tegelikult. Ma olen tänulik iga ühe eest, kes oma peaga mõtleb. Ma olen tänulik iga ühe eest, kes riskib tõtt rääkida. Riskides sellega võib-olla tulevikus ja pikas perspektiivis isegi oma eluga. Ja need, kes seda juba teevad, need on ilmselt ka sellestki väga teadlikud. Nende päevad võivad olla või teisel kujul loetud. Aga üks on kahtlemata selge. Tavapärast elu ei tule enam mitte kunagi mitte kellegi jaoks tagasi. Siis ongi kaks varianti, kas sa oled vaktsineeritud ja süstlasõltlane või sa elad vähemaga ja sa loobud paljuski, aga ehk sa jääd ellu. Ja nende teistega ühel hetkel pole enam mitte midagi peale hakata. Kui keegi nüüd arvab, et 4-5 süsti sisse lasknud inimene saab jumala armu, seda valetab. Tegelikult on siis raske iseennastki kontrollida ja siis on juba saatanliku agenda poole juba nii suured sammud tehtud. Sealt on praktiliselt tõesti võimatu välja tulla, kui just mingi suur jumala ime ei juhtu. Inimene ise aru ei saa, mis tegelikult toimub. See on nii kuratlik ja nii kaval agenda, et kõigepealt meelitatakse teid ühe süsti otsa. See justkui tõesti midagi ei tee, sest see on ju lõks tegelikult. Aga kellel on vähegi nõrgem iseloom, see läheb ka teise ja kolmandaga kaasa nii kaua, kui ta jumala riiki kukub. Nii kaua, kui paljudes nendest kaasa läinutest tehakse tegelikult narkarid ja invaliidid ja sõltlased. Ja kui narkoman koos ei tea, ja ei tea, siis ta on ohtlik ühiskonnale nii või teisiti. Kui sellised tugeva metallimürgi sisse lasknud isik oma doosi õigel ajal ei saa, siis ta muutub lihtsalt mõrvariks ja notijaks. Ja siis saavad need Hollywoodi õudusfilmide asjad tõeks, kus seestunud ja jumal teab missuguseks muutunud isikud tegelikult hävitavad oma ligimesi, hävitavad oma ümbruskonda. Ja nüüd ma küsin teilt inimesed sellise küsimuse. Kas te tõesti tahate sellist tulevikku, jättes võimule need jõud, mis praegu on, ja just täpselt selline tulevik teid tegelikult ootabki? Me ei tea ka mitte millegi muu kohta midagi kindlat öelda. Aga absoluutselt see, kui me vaatame seda agendat ja seda valitsusstiili, mida siin meie maal promotakse, siis on absoluutselt kindel, et see kirjeldatud olukorrani lõpuks lähebki. Valetamine, petmine, manipulatsioon, genotsiid, inimeste hävitamine. Ja kõige selle peale ei tee ametlik kirik mitte midagi, vaid tegeleb eneseimetluse ja kinnisvara arendusega. No tule taevas appi. Kui loll peab ikka olema, et sellest mitte aru saada, mis praegu toimub, või kui palju sellest kellelegi antud, et ta suu kinni hoiaks. Või mõlemat. Olles süsteemile kasulik idioot, tegelikult ei küsita selliseid küsimusi. Ja just valitaksegi spetsiaalselt süsteemidele kasulikud idioodid, kes tegelikkuses ei tea mitte midagi. Kes on rolli nihkega väärastunud psüühikaga isikud, ja keda mõnel juhul on raske isegi inimeseks nimetada. Plaani kõige kuratlikum osa ongi see, et ametliku peavoolu kirikus on palju lastud neid, kes seal tegelikult jumala eest üldse ei tohiks olla.